Alustasime veisekasvatusega tegelikult, aga elu läks nii, et läksime üle täielikult maheteraviljakasvatusele. Ja kuna juba on viljakasvatus oma põldudel oma tehnikaga, siis on ideaalne variant teda ka pakki panna ja inimestele pakkuda. Et siin me nüüd oleme ja siin selja taga paistab ka see aparaat, millega see jahu siis valmis saab. Kasvatame kõiki põhilisi kultuure, ehk alates rukkist ja nisust, kuni siis tänavu katsetame ka tatart, köömneid kasvatame, kikerhernest ja muid selliseid põnevamaid kultuure. Aga praegu põhiliselt on nisu ja rukkitooted on meil poelettidel. Ehk sellised kõige tavalisemad asjad, millest inimene kodus süüa teeb. Ehk alates siis pannkoogist, siis kõike saab paneerida mannadega, kilu paneerida, kotlette paneerida ja siis hommikupudrud ja nii edasi. Et kõike saab meie hiiumaistest mahejahudest teha. Eks see jahu tegemine selline paras tera peenestamine on, ega ta raketiteadus ei ole. Et see veski paistab meil siin taamal. Et tegelikult ongi selline väikene versioon pukktuulikust. Et samamoodi on seal sees veskikivid, siis käivad aeglaselt ringi ja peenestavad seda tera. Et sellel nii-öelda kiviveski eelis ongi see, et ta ei kuumuta seda tera. Et kõik see tervis ja hea jääb sinna tera sisse jahu sisse alles. Et ülevalt kolust jookseb vili peale ja seal ümmargusosa sees ongi siis veskikivid, mis teda peenestavad. Ja siis see jahu nii-öelda jookseb siit läbi sõelade, kus saab erinevaid fraktsioone, alates siis püülist ehk sellisest tavalisest valgest jahust, lõpetades siis mannaga ja lõpus tuleb klii välja. Et saab ühest veskist kõiki erinevaid fraktsioone ja kogu tera läheb täielikult kasutusse, et nii-öelda üle midagi ei jää.